Tere hommikust! Kuidas teil läheb? Mis päev täna oli? Nagu näete, siis imen siin vaikselt Fazeri šokolaadi ja üritan oma glükogeeni varusid jälle täis laadida. Aga päev algas tavapäraselt, nagu ikka, varane ärkamine, siis hommikusöök, hommikused toimetused. Täiesti mõnusaks vahelduseks oli täna pilvitu taevas ja päike ja üsna ruttu tekkis soov jälle sadulasse hüpata. Vahelduseks oli täna ka korralikult tugev vastutuul. Kui mulle antaks valida, kas vihm ja taganttuul või päike ja vastutuul, siis igal juhul valin viimase. Kindlasti väsitavam, aga mulle lihtsalt meeldib nii. Hommikune trassiosa käis mööda pika Lahesopi kaldaäärset, kaunid vaated ja päiksepaiste, mis sa hing veel ihkad. Aga etteruttavalt ütlen, et see polnud veel tänane kõrghetk. Kindlasti oli täna ka selle matka füüsiliselt raskeim päev. Tõusumeetrit tuli kõige rohkem siiani, olgugi et kõrgusgraafik seda otseselt ei pruugi näidata. Aga väga palju oli sellist, kuidas ma ütlen, sinka-vonka üles-alla ja selliseid valusaid lühikesi tõusunukke. Esimene selle matka päris probleem oli ka. Olin trassi viimases poes ja soovisin õhtuks ning hommikuks sööki osta. Siuke 30 kilomeetrit oli majutuseni veel minna. Kassas aga selgus, et kaardimakse telefoniga ei toimi, minul aga füüsilist kaarti ega Rootsi kroone kaasas pole. Mõne teise poe külastamine oleks tähendanud minimaalselt 25 lisakilomeetrit, mida ma tänast tuult ja trassi arvestades soovisin pigem vältida. No, mis teha? Kuna müüja oli selline noorem mees, siis mõtlesin kaupa teha. Tema maksab minu eest ja mina siis kompenseerin tema vaeva eurodes. Mees jäi peale mõningast mõtlemist õnneks nõusse ja sai väga soodsa diiliga endale eurosid ja mina õhtusöögi. Selline win-win. Ja viimane kolmandik tänasest trassist oli korralik highlight. Kitsad teed korraliku kattega ja mõnusalt kurvilised. Sellised kiirelt sõitmise teed. Täiega nauditavad. Tänane oli aga ka ääretult emotsionaalne. Raske pingutus toob minus alati pinnale mingit tähelepanu ja lahendamist vajavad teemad. Täna olid nendeks siis küberkius täiskasvanu eas ja liigne muretsemine tervise pärast ja nende mõlemiga seotud hirmud. Aga emotsioonid ei lõppenud seal. Tänane majutus tundus kohane ööbidega Rootsi tõelises maatalus, sellisesse vanasse küüni ehitatud Airbnb majutuses. Äärmiselt mõnus ja hubane. Suurim väärtus minu jaoks oli aga see, mis mälestused see lõhn ja need valge lubivärviga kaetud puuseinad minus esile tõstis. Selline täiega suvel maal vanaema juures
tunne tuli peale. Nii palju asju tuli korraga meelde. Külm tare, vanaisa kõrge raudvoodi, punased sõstrad, vanad puuaknad. Nüüd ma sain aru, miks ma just siia majutusse selle matka lõppu pidin tulema. Aga homme tuleb taas selline pikem päev. Jõuan lõpuks Stockholmi ja sealt siis laevale. Homse video osas võib seetõttu tekkida jälle väike viivitus, kuna laeva internet ilmselt ei ole kõige kiirem ja sobivam video üleslaadimiseks. Seega ärge ehmuge, kui laupäeva hommikul videot kohe üleval ei ole. Seniks aga olge tublid ja vahvad ja näeme jälle. Tšau!